Kallid kaimud, kirikulaulu kool jätkab reipalt advendiaja ettevalmistamist. Tänases teises osas õpime pühalaulu teiseks advendiks. Enne kui asume uurima uusi laule, tänan kõiki, kes said mahti vaadata kirikulaulu kooli esimest üsnagi pikka videot ja on oma muljeid ning ettepanekuid minuga jaganud. Video kasutamise statistika on vägagi rõõmustav. Seda on 5 päeva jooksul vaadatud enam kui 200 korda. Arusaadavalt ei ole kõik vaatamised algusest lõpuni, aga vaadatu ajaline maht kokku on päris julgustav. Seda on enam kui 24 tundi. See tähendab, et 5 päeva jooksul on õnnestunud läbi viia rohkem kui 24 tundi kirikulaulu koolitust. Suur tänu teile sellise entusiastliku alguse eest. Ma olen südamest rõõmus igasuguse tagasiside üle, sest seda laadi õppematerjalide tegemine on minu jaoks üsna uus ja kindlasti saab nii mõndagi teha paremini. Püüdsin ka ise paaril korral esimese osa õpilasena läbi teha ja avastasin mitmeid puudusi. Esimene ja kõige olulisem puudus on kindlasti video pikkus. 1 tund ja 22 minutit on liiga pikk materjal, et seda järjest süvenenult läbi töötada. Samas ei saa ka alustada poole pealt, sest sisukorda ei ole. Olen nüüd selle vea parandanud ja teinud video kirjeldusse sisukorra, millest sa leiad soovi korral kiiresti just enda jaoks olulise osa. Püüan sama teha ka tulevaste videotega. Veel märkasin, et video käigus tekstide ja viiside õppimise parandamiseks pean sissehingamisel olema arvestavam teisel pool ekraani asuva kaaslauljaga. Püüan edaspidi teostada sissehingamised nii, et sul oleks nende järgi hõlpsam kaasa lausuda või laulda. Oma suureks imestuseks pidin tõdema, et kõik interneti lehitsejad ei suuda välja kuvada halliga varjutatud tekste psalmi osas. Firefox kuvab nagu vaja, aga Google Chrome on raskustes. Kui sa seda osa korralikult ei näe, siis palun lae endale noot kirikulaulu kooli raamatukogust, mille viide on selle video kommentaariumis. Kirikulaulu kooli raamatukogust on leitav ka kõikide õppematerjalide videod MP4 faili kujul ja õpitud laulude terviksalvestised. Kirikulaulu kooli esimene osa oli üsnagi pikk, seetõttu, et sissejuhatavat materjali oli küllaltki palju. Seekordne video kujuneb lühemaks, sest ei ole otstarbekas korrata kogu sissejuhatavat osa. Kui sa, kallis vaataja, oled esimest korda kirikulaulu koolis, siis oleks ehk hea, kui sa peale selle video lõppu püüad ära vaadata ka esimese osa või selle vajalikud lõigud. Kirjeldusse lisatud sisukord võimaldab sul enda jaoks leida, mida sa just parasjagu otsid. Kui Jumal lubab ja inspiratsiooni ning aega jagub, siis ma püüan aja jooksul teha ka lühemaid sissejuhatavaid videoid spetsiifiliste teemade jaoks, et kui kellelgi tekib näiteks kirikulaulu kooli 20. osa juures mingi küsimus, siis saab ta kohe leida lühikese video, mis annab vastuse just tema küsimusele. Nüüd aga siirdugem tänase materjali juurde ja alustagem õppimist antifoonist Sina, Iisraeli karjane. Alustame nagu ikka sõna lugemisest. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Püüame nüüd koos lugeda.
On väga oluline, et sa püüad õppeprotsessi alates sõna lugemisest kaasa teha. Loeme palun koos. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Loeme nüüd veel kord ja võtame arvesse ka kaldkriipsudega märgitud hingamispause. Võta hingamispausi hästi rahulikult, ära kiirusta. Ära lase ennast häirida, et hingamispausid kujunevad teksti lühidust arvestades proportsionaalselt liiga pikaks. Pane siis tähele minu sissehingamist ja tule minuga kaasa. Seda nii teksti alustades kui ka 2 hingamispausi ajal. Loeme palun. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Tubli! Kas sa mäletad, kallis kuulaja, et eelmisel korral märgistasime tekstisilbid värvidega, otsides esmalt üles rõhuta, aga pikad silbid, seejärel rõhuga pikad silbid, siis rõhuta lühikesed silbid ja lõpetuseks jäid sõelale rõhuga lühikesed silbid. See meetod on rakendatav kõikide tekstide puhul ja me kasutame seda läbivalt kirikulaulu kooli videotes, milles on teemaks proosatekstiline kirikulaul ehk pühalaul. Selline lähenemine võimaldab teksti nõnda tundma õppida, et suudame seda viisi lisamisel laulda just eesti keele loomupärast rütmi arvestades. Hakkame siis aga jälle pihta. Esmalt otsime üles rõhuta, aga pikad silbid. Nende silpide värvuseks on punane. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Ilma rõhuta pikad silbid, nagu näiteks sõna sina, teine silp, aga ka ilma rõhuta lühikesed silbid, nagu näiteks sõna kuulda, teine silp, on eestikeelse pühalaulu tulemusliku laulmise võti. See on minu meelest nii oluline lause, et kordan seda veel kord ja panen lausa pildina sinu ette. Ilma rõhuta pikad silbid, nagu näiteks sõna sina, teine silp, aga ka ilma rõhuta lühikesed silbid, nagu näiteks sõna kuulda, teine silp, on eestikeelse pühalaulu tulemusliku laulmise võti. Seepärast ära pelga lugemisharjutustes ilma rõhuta pikkade silpide venitamist, isegi kui see tundub sulle pisut ebaloomulik. Samuti ära pelga ilma rõhuta lühikeste silpide äärmuslikult kerget ja lühidat lausumist. Lugemisharjutuste eesmärk on need silbid tekstis enda jaoks teadvustada. Hilisemal laulmisel saavad kõik silbid endale juba loomupärase ajalise proportsiooni. Loeme nüüd palun koos ja jälgime rõhuta pikki silpe. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Nüüd otsime üles rõhuga pikad silbid ja tähistame need rohelisega.
Loeme kohe koos ja seekord paneme eriliselt tähele just rohelisi silpe. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Tore. Nagu eelpool öeldud, on rõhuta silbid nii pikad kui lühikesed eestikeelse pühalaulu tulemusliku laulmise võti. Nüüd võtamegi luubi alla ilma rõhuta lühikesed silbid, mis saavad endale sinise värvi. Loeme uuesti koos ja pöörame erilist tähelepanu rõhuta lühikestele silpidele. Lugedes on meil üsna lihtne rõhuta lühikesi silpe loomulikult lausuda. Toonitan veel kord, et lugemisharjutustes on oluline teadvustada silpide kategooriaid, et loomulik rütm kanduks edasi laulmisesse ja tekst jääks esikohale ka viisi lisamisel. Loeme palun kohe koos. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Nüüd jäävad järele rõhulised, aga lühikesed silbid, mis kannavad musta värvi. Teeme veel viimase lugemise ja ärge unustage hingamispause. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Hästi tehtud! Et sulle jääks korralikult meelde, milline on teksti õppimise protsess, siis vaatame ülevaatlikult selle 4 etappi. Kui jõuame tänase vastuslaulu tekstini, siis saame kontrollida, kui hästi need 4 sammu meile meelde on jäänud. Esmalt otsime üles rõhuta ja pikad silbid, näiteks sina. Nende värv on punane. Seejärel otsime üles rõhulised ja pikad silbid, näiteks päästma ja nende värv on roheline. Siis otsime üles rõhuta ja lühikesed silbid, näiteks ärata ja nende värv on sinine. Ja lõpuks jäävad sõelale rõhulised ja lühikesed silbid, näiteks karjane ning nende värviks on must. Oleme antifoni teksti läbi töötanud ja saame asuda viisi õppima. Kirikulaulu kooli esimeses videos ma seletasin noodis leiduvaid tingmärke. See lõik on ka sisukorras eraldi välja toodud. On üks tingmärk, mida esimeses videos ei olnud, aga mille rakendamine hakkab korduma edasises repertuaaris ja seetõttu pühendame sellele pisut aega. Tegu on komaga, mis on sulgudes. See tähistab hingamiskohta, mida võib vajadusel kasutada. Kindlasti pea silmas, et tegemist ei ole nõnda nimetatud ettevalmistatud ühise hingamisega, millele eelneb tempo aeglustumine. See märk tähistab soovitavat paika, kus võib vajadusel hingata. Kui see märk on mõne silbi peal, siis toimub hingamine silbi ajal. See on suurepärane tehnika selleks, et sooritada sissehingamine nõnda,
et muusika kulgemine ei katke. Meile, Läänemere soomlastele, on selline hingamistehnika tuttav regilaulust. Aga see on hästi kasutatav ka pühalaulus. Psalmide laulmises ei ole see enam üks võimalus, vaid lausa hädavajalik tehniline võte. Pöördume selle juurde kindlasti tagasi, kui jõuame psalmi lausumiseni. Ma laulan nüüd sulle antifooni tervikuna ette. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Seekord laulsin ma täpselt sellest kõrgusest, mis kirjas, ja alustasin D-noodist. Tuletan aga meelde, et kogu muusikalist materjali võib vajadusel transponeerida madalamaks või kõrgemaks. Laulame nüüd koos kogu antifooni. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Järgnevalt töötame antifooni läbi fraaside kaupa. Esimeses fraasis on mitmeid punkte, millele tähelepanu juhtida. Alles äsja tutvustasin sulle uut tingmärki, sulgudes koma. Vaatame seda esimesena. Võib tunduda, et sõnade karjane ja võta vahel on üsnagi sobiv koht ühiseks hingamiseks. Seda enam, et nende sõnade vahel on koma. Siiski ei ole alati otstarbekas koma liiga tehniliselt välja artikuleerida. Koma ignoreerimiseks võib meid motiveerida tekst. Lause lõpus kõlav palve võta kuulda tundub olevat üsnagi läbematu petitsioon, mitte aga viisaka reveransiga esitatud palve. Siin mängib erilist rolli sõna karjane teine silp, mis on selle sõna pikim silp. Lause lõpus esitatava palve tungivus on laetud just sellesse silpi. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Nüüd koos muusikaga. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Kui me nüüd tahaksime teha sõnade karjane ja võta vahele ühise hingamise, siis peaksime seda aeglustusega ette valmistama. Selle käigus aga pikeneks ebaloomulikult sõna karjane viimane silp ja see kaotaks ära kogu kolmandasse silpi laetud pinge. Seepärast peame loobuma ühisest hingamisest. Kui sul aga peaks olema vajadus hingata, siis saad seda teha sõna karjane kolmanda silbi ajal või arvel. Kõige õigem oleks aga öelda, et sa saad hingata koos kolmanda silbiga. Seda silpi ei pea tekstist välja viskama või kustutama, see tuleb lihtsalt lausuda sisse hingates. Sina, Iisraeli karja, võta kuulda.
Sina, Iisraeli karja, võta kuulda. Sina, Iisraeli karja, võta kuulda. Ma olen kindel, et kõik, kes seda pala õpivad, ei vaja sellist hingamist, aga kuna see on väga oluline tehnika pühalaulu edasistes õpingutes, siis teeme selle fraasi paar korda läbi hingamisega, mis toimub sõna karjane 3. silbiga. Palun esimene fraas kõik koos. Sina, Iisraeli karja, võta kuulda. Ei olegi nii lihtne, kas pole? Oleks väga hea, kui sa selle viguri kätte saaksid. Proovime veel. Sina, Iisraeli karja, võta kuulda. Niisiis, sa võid laulda kogu esimese fraasi ühe hingamisega, nagu mina. Kui sul aga peaks olema vaja hingata, siis tee seda sõna karjane viimase silbiga, mis on rõhutu ja kerge. Peaaegu nagu väike tuuleõhk, just sobiv hingamiseks. Ma juhin nüüd sinu tähelepanu selle antifooni esimesele sõnale sina. Meile öeldakse antifooni esimeses lauses, et Jumala rahval on karjane ja tema poole saab pöörduda, et ta võtaks kuulda. Üsnagi tähelepanuväärne on aga lause alguses olev isikuline asesõna sina, mis ilmselgelt rõhutab isiklikku läbisaamist ja suhet. See on väga tähelepanuväärne, et Jumala rahval on karjane ja et on olemas võimalus, et ta võtab kuulda, kui teda palutakse, aga veelgi tähelepanuväärsem on paluja ehk siis meie suhe temaga, kui meie huuled lausuvad sõna sina. Sellesse kaunisse kahesilbilisse asesõnasse on tegelikult kätketud kogu selle teksti kvaliteet, kuni lõpuni välja. Siin oleme olukorras, kus loo kõige olulisem sõna, selle loo sisuline kulminatsioon on pala esimene sõna. Sellesse on laetud nii palve kuulda võtmiseks kui palve tulla Jumala rahvast päästma. Seepärast ei tohi sellest sõnast mingil juhul üle libiseda kui millestki, mis on lihtsalt starteriks järgnevale narratiivile. Proovime nüüd koos laulda nii, et kogu järgnev laulmine oleks esimese sõna sina resonants. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda. Tubli. Selline sõna sisse minek lisab pühalaulule omalaadse keskendumise kvaliteedi, mille kaudu jõuame sügavamale äratundmisele lauldud sõnast. Pane veel tähele, et fraasi lõpus on ühe sõna puhul noote märksa heldemalt jaotatud. Pühalaulus on võimalik muusikaliselt enam kaunistada selliseid sõnu, mille pikemaks venitamine ei moonuta sõna ega muuda selle tähendust. Sõna kuulda oma ülipikka U-häälikuga on just selline sõna ja selle muusikaline kaunistamine sobib konteksti suurepäraselt. Selles vabaneb sõna karjane teise silpi laetud pinge. Karjane, võta kuulda. Karjane, võta kuulda. Proovime nüüd koos laulda esimese fraasi.
Sina Iisraeli karjane, võta kuulda. Ja veel kord. Sina Iisraeli karjane, võta kuulda. Tore. Võtame nüüd teise fraasi. See fraas on laskuv meloodiakäik, mis on väga iseloomulik eestikeelsele lause intonatsioonile. Läbi terve oktavi helikõrguste hüütud palve väljendab selle pakilisust. See lausutakse justkui ühe südamest tuleva õhkamisega, mitte aga retoorilise asjalikkusega. Võrdle, kumb kõlab pakilisemalt, kas ärata oma vägevus või ärata oma vägevus. Ma laulan ükskord ette ja siis kordame. Ärata oma vägevus. Proovime kõik koos. Ärata oma vägevus. Pane hästi tähele sulekesega tähistatud kerget silpi. Sõna ärata kolmandat silpi. Just sellised silbid annavad eestikeelsele pühalaulule isikupära. Laulame koos. Ärata oma vägevus. Hästi, ja nüüd viimane fraas. Laulan selle ükskord ette. Ning tule meid päästma. Selle fraasi lõpus on taas sõna, mis sisaldab ülipikka häälikut ja sellele on võimalik anda veidi lopsakam muusikaline tõlgendus. Sisuliselt võiks ette kujutada, et sõna päästma muusikaline kujund kirjeldab päästeprotsessi, mida me loodame endale osaks saavat. Samuti on muusikaliselt kaunistatud sõna tule teine silp, mis on küll rõhuta, aga pikk silp. Siin on kasutatud keskaegses ladina kirikulaulus sageli esinevat võtet nimega reperkussioon ehk põrgatamine. See tähendab, et korratakse vokaalil lauldud nooti samal helikõrgusel. Selles näites siis E-nooti põrgatatakse sõna tule teise silbi pikal vokaalil ehk E-vokaalil. Korduv noot on varustatud rõhumärgiga, et reperkussioon ei taanduks lihtsalt E-noodi pikendamisele. Pane tähele, et sellele järgnev F-noot on varustatud kriipsukesega, mis tähendab pikendamist. See võiks kõlada umbes nii. Ning tule meid päästma. Proovime kõik koos. Ning tule meid päästma. Ja veel kord. Ning tule meid päästma. Reperkussiooni ehk põrgatamist esineb pühalaulus palju, mistõttu on otstarbekas see võte hästi omandada. Keegi ei tea päris kindlalt, mida tähendas reperkussioon keskaegses ladina kirikulaulus, aga võib oletada, et sellega sooviti toonitada olulisi mõtteid. Tänases näites lisab see sõnale tule pakilisust, võiks isegi öelda teatavat kannatamatust. Advendi ajal läbi elatud ootus ei pruugi olla passiivne ootus, vaid selles on omalaadne püsimatus. No miks sa ometi juba ei tule?
Laulame nüüd koos viimase fraasi. Ning tule meid päästma. Tubli! Võtame nüüd antifoni algusest peale ja ärge unustage esimese sõna sina mõttelist kuma üle kogu antifooni. Sina Iisraeli karjane, võta kuulda, ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Väga tubli. Sellega on antifoon läbitud. Enne psalmi õpime ära ka vastuslaulu, mille teksti olen võtnud antifooni tekstist, lisades sellele algusesse sõna issand. Soovitan värskendada mälu vastuslaulu kohta videost Kirikulaulu kool 1 alates 39. minutist ja 43. sekundist. Vastuslaulu tekstiks on issand, tule meid päästma. Nii nagu esimese advendi vastuslauluski on ka siin pakutud 2 tekstirida. Teises, alternatiivses tekstireas on sõna meid asendatud märksa isiklikuma sõnaga mind. See on üks võimalus muuta pühakirja tekste jumalateenistuse sees osalejatele isiklikumaks. Sellise väikese muudatuse abil saab inimene ennast isiklikult asetada Jumala loo sisse ja tal on võimalus taibata ja kogeda, et see, millest lauldakse, juhtub päriselt just nüüd ja just temaga. Tekstiridasid võib laulda organiseeritult vaheldumisi, nii nagu esimese advendi graduaallaulus sai kirjeldatud, aga võib kasutada ka läbisegi. Osad inimesed laulavad meid ja osad laulavad mind. Sellest ei juhtu mingit kahju. Alustuseks teeme läbi teksti õppimise 4 sammu. Kas mäletad, mis need olid? Ei mäleta? Pole viga, kohe tuletan meelde. Loeme nüüd koos. Issand, tule meid päästma. Esmalt paneme tähele rõhuta pikki silpe. Loeme koos. Issand, tule meid päästma. Seejärel rõhulised pikad silbid. Loeme palun koos. Issand, tule meid päästma. Nüüd rõhuta kerged silbid, loeme koos. Issand, tule meid päästma. Ja lõpetuseks rõhuga lühikesed silbid, selles tekstis on neid küll ainult 1. Loeme viimast korda koos. Issand, tule meid päästma. Vaatame nüüd vastuslaulu 5. Laulan selle sulle ette. Issand, tule meid päästma. Vastuslaul algab sõnaga issand, mis on laulmise seisukohast pisut problemaatiline. Oleks huvitav peatuda sõna issand tekkimisel eesti keelde, aga paraku ei ole selleks praegu mahti. Ehk on võimalus selle teema juurde naasta mõnes tulevas videos. Sõna issand esimene pearõhuline silp on sõna pikim silp ja selgelt domineeriv on S-häälik, mis ei ole laulmise seisukohast kõige sobivam.
I-häälikut tundub aga silbi alguses olevat nii vähe, et sellest ei piisa silbi lauldavaks tegemiseks. Samas ei saa aga I-häälikut liigselt venitada, sest siis saame tulemuseks uudissõna issand. Olles tegelenud aastaid eestikeelse pühalauluga, võin sulle välja pakkuda lahenduse, mille teeb võimalikuks I-hääliku õige dünaamikaga pikendamine ja S-hääliku teadlik pehmendamine. Muusika ortograafias võiks seda kujutada nii. I-häälikut tuleb lausuda aktsendiga, et see jääks ruumis võimalikult pikalt kõlama. Aktsendile järgneb kohene diminuendo ehk vaibumine. S-häälik algab väga vaikselt ja pehmelt. See võiks kõlada umbes nii. Issand, issand, issand. Sõna issand ei ole lihtne laulda. Üks viga, mida võib teha, on venitada i-d liiga pikalt ja teine on laulda S-häälik liiga teravalt. Ära nii tee. Issand, issand. Eks igaüks peab leidma oma viisi, kuidas ta seda sõna eesti keele päraselt laulab. Minu lahendus on selline. Issand, issand. Esimene sõlp võtab sõnas issand enda alla umbes 2/3 ja teisele rõhuta lühikesele silbile jääb 1/3. Esimesest silbist poole peaks aga moodustama vaikne ja pehme S-häälik. Nii et sõna issand saab mõtteliselt jagada 3. Esimene osa on häälik i, teine osa on hästi pehmelt öeldud häälik S, mis on esimese silbi häälik, ja 3. osa on sõna teine silp. Proovime laulda koos ainult sõna issand. Issand. Ja veel kord. Issand. Sõna issand on pühalaulus nii sageli esinev sõna, et selle kaunis laulmine tuleb tingimata omandada. Proovime ükskord veel ainult sõna issand. Issand. Hästi. Laulame nüüd terve vastuslaulu. Issand, tule meid päästma. Tubli. Psalmi tekstiks annab ELK Jumalateenistuste käsiraamat psalm 80, salmid 15–20. Loeme selle teksti koos läbi ja meenutame eelmisest õppetunnist seda, et jõudes salmi keskkohta, kus meid ootab Kristuse monogramm, hingame alati välja ja peame väikese pausi. Edasimineku märguandeks on minu sissehingamine. Salmide vahel pikemat pausi ei ole. Doksoloogiaks kasutame teist ehk alumist varianti. Palun loeme. Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe. Ning tule katsuma seda viinapuud ja istikut, mille su parem käsi on istutanud. Võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud. See on tulega ära põletatud, see on maha lõigatud. Nad on su palge sõitlusest hukkunud,
sinu käsi olgu su parema käe mehe, inimese poja üle, kelle sa enesele oled tugevaks kasvatanud, siis me ei tagane sinust. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime. Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord. Lase paista oma pale, siis oleme päästetud. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast igavesti. Aamen. Aitäh! Ma tuletan meelde, et doksoloogia esimeses pooles võib salmi keskkohas pidada pisut väiksema pausi. Loeme nüüd uuesti, aga vaheldumisi. Mina loen esimese salmi ja sina loed teise salmi ja nii edasi. Ma olen varjutanud sinu osa halli taustaga, aga nagu eelmise video kogemus näitas, ei suuda kõik veebilehitsejad seda tausta YouTube'is kuvada. Siis on sul võimalus Kirikulaulu kooli raamatukogust endale noot alla laadida. Raamatukogu viide on lisatud selle video kommentaariumisse. Nüüd on põhjust meelde tuletada video alguses räägitud tingmärk sulgudega ümbritsetud koma. Kuigi füüsiliselt me seda tingmärki salmitekstis ei näe, peame selle ette kujutama iga salmi viimase silbi peale, sest koos iga salmi viimase silbiga toimub kellegi hingamine. Esimest salmi loen mina ja sina mõtled või lausud sosinal kaasa. Viimase silbiga koos aga hingad sa sisse, nii et kahe salmi vahele ei jää üldse mitte mingit pausi. Loen esimese salmi teise poole nii, nagu sina seda loeksid. Ning tule katsuma seda viinapuud ja istikut, mille su parem käsi on istutanud. Kui sina oled jõudnud oma salmiga lõpuni, siis hingan mina omakorda sinu viimase silbi ajal sisse. Ma loen nüüd nii, nagu kantor loeb. See tähendab, et sinu teksti ajal ma lausun sosinal, hingan viimase silbi ajal ja oma teksti ajal lausun häälega. Võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud. See on tulega ära põletatud, see on maha lõigatud. Et sul oleks lihtsam jälgida, tegin salmide viimased silbid helesiniseks. Loeme nüüd koos nii, et mina alustan. Ma loen ka sinu osa sosinal kaasa. Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe. Ning tule katsuma seda viinapuud ja istikut, mille su parem käsi on istutanud. Võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud. See on tulega ära põletatud, see on maha lõigatud. Nad on su palge sõitlusest hukkunud, sinu käsi olgu su parema käe mehe, inimese poja üle, kelle sa enesele oled tugevaks kasvatanud. Siis me ei tagane sinust. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime, Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord. Lase paista oma pale, siis oleme päästetud.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast igavesti. Aamen. Hästi. Kui harjutad seda psalmi liturgilise kooriga, siis vahetage rolle, et kõik saaksid lugeda ja laulda kõiki salme. Selles ja tulevates videotes me aja kokkuhoiu mõttes osasid ei vaheta. Psalmi tooniks olen valinud kauni keskaegse 7. laadi tooni. See on suurepärane toon, et õppida meloodia vormelitel põhinevat psalmilaulu. Palun märka, et vahepeatuses, mis on vahetult enne tärni, on 3 nooti ja viimane meloodiline liikumine on üles. Meie muusikaline vaist sunnib üles liikuvat nooti laulma valjemalt, aga me peame muusikalise vaistu allutama teksti tõelisusele. Vaadakem teist salmi. Sõna vahepeatuse kohal on istutanud. Viimane silp nuud on rõhutu ja lühike silp. Nüüd peab meie sõna lausumise kavatsus kohal olema ja ennast kehtestama. Me ei tohi lasta meloodia vormelil teksti lausumist dikteerida. Laulan ette teise salmi. Ja istikut, mille su parem käsi on istutanud. Võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud. Kas tuli meelde, mida tähendavad paksendatud kirjas silbid? Need tähistavad vahepeatuse ja lõpetuse esimest nooti. Teisisõnu, kui näed paksu silpi, siis tea, et midagi hakkab juhtuma. Ja juhtub see, et laulda tuleb põhihelist eristuv vahepeatus või lõpetus. Laulan näiteks veel 3. salmi. See on tulega ära põletatud, see on maha lõigatud. Nad on su palges sõitlusest hukkunud. Selles salmis on ka poolitus, mida tähistab pistoda ja kursiivis on kirjutatud silp, mis tuleb poolituse tõttu laulda põhihelist aste madalamalt. Ja veel viimane näide. Laulan 4. salmi. Sinu käsi olgu su parema käe mehe, inimese poja üle, kelle sa enesele oled tugevaks kasvatanud. Laulame nüüd koos ja kohe vaheldumisi. Mina olen kantori rollis ja laulan 1., 3. ja 5. salmi ning au olgu esimese poole. Sina laulad ülejäänud. Ära unusta hingata minu salmide viimaste silpide ajal. Ma laulan vaikselt ka sinu osa kaasa. Ja veel tuletan meelde, et kasutusel on doksoloogia 2. variant. Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe. Ning tule katsuma seda viinapuud ja istikut, mille su parem käsi on istutanud. Võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud, see on tulega ära põletatud, see on maha lõigatud. Nad
Nad on su palgessõitulusest hukkunud, sinu käsi olgu su parema käemehe inimese poja üle, kelle sa enesele oled tugevaks kasvatad, siis me ei tagane sinust. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime, issand vägede Jumal, uuenda meie olukord. Lase paista oma pale, siis oleme päästet. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Tore, pühalaul on fantastiline. Kirikulaulu kooli esimeses osas käsitlesin küllaltki põhjalikult teemat, kuidas panna kokku antifoon ja psalm ning kuidas panna kokku vastuslaul ja psalm. Ma ei hakka seda siinkohal kordama, palun vaata seda videost Kirikulaulu kool 1. Vastava järjehoidja leiad video kirjeldusest. Nagu ikka, jäävad tänast videot lõpetama vast õpitud antifoon koos psalmiga ja vastuslaul koos psalmiga. Tehke julgesti kaasa ja laulgem Issandale uus laul. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda, ärata oma vägevus ning tule meid Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe. Ning tule katsuma seda viinapuu ja istikut, mille su parem käsi on istutanud. Võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud, see on tulega ära põletatud, see on maha lõigatud. Nad on su palgessõitlusest hukkunud, sinu käsi olgu su parema käemehe inimese poja üle, kelle sa enesele oled tugevaks kasvatanud, siis me ei tagane sinust. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime. Issand vägede Jumal, uuenda meie olukord. Lase paista oma pale, siis oleme päästetud. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale.
on ja jääb. Igavesest ajast igavesti amen. Sina, Iisraeli karja, võta kuulda, ärata oma vägevus ning tule meid päästma. Issand, tule mind päästma. Issand, tule meid päästma. Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe, ning tule katsuma seda viinapuud. Issand, tule meid päästma. Ja istikut, mille su parem käsi on istutanud, võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud. Issand, tule meid päästma. See on tulega ära põletatud, see on maha lõigatud. Nad on su palgesõitlusest hukkunud. Issand, tule meid päästma. Sinu käsi olgu su parema käemehe, inimese poja üle, kelle sa enesele oled tugevaks kasvatanud. Issand, tule meid päästma. Siis me ei tagane sinust. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime. Issand, tule meid päästma. Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord. Lase paista oma pale, siis oleme päästetud. Issand, tule meid päästma. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Amen. Issand, tule mind päästma. Issand, tule meid päästma.